Ja tere hommikust! Oleme alustamas oma järjekordset uut seiklust 12. oktoobril 2025. aastal, ka igaks juhuks ütleme ette, võib-olla 10 aasta pärast enam ei mäleta, mis aastal me käisime. Aga oleme nüüd olnud peaaegu 6 aega kodus, natuke ei puudu ja hakkame siis uuesti minema reisu peale oma matkaka, aga seltskond on meil enam-vähem sama. Mina, Kalja Sille ja poja Oskar ja meie kutsad ka veel endiselt Traksis. Hakkame siis suunduma Itaalia poole. Tänane esimene plaan on sõita Pärnusse, nagu ka eelmise reisi algus, et alustame tegelikult ühtemoodi ja seda väga palju me peale ei võta, et kuna esimesed peatused loodame samades kohtades teha, need olid mugavad ja siis juba Tšehhist või Austriast edasi hakkame võib-olla vähe rohkem võtma ja natukene aeglasemalt selle esimese otsa proovime hästi kiirelt ära sõita. Kui kiirelt see õnnestub, ei oska öelda, aga igatahes nii on. Paneme täna Pärnusse, mängime tennist, suhtleme natukene sõpradega ja homme varahommikul plaanime Treimannist edasi minema hakata, ehk siis täna õhtul proovime Pärnust veel sõita Treimannisse, mis on siis kohe Eesti piiri ääres, mereäärne RMK plats ja sealt juba siis otse Poola poole ja loodamegi jõuda homme õhtuks Poola, tõenäoliselt sinna samma Elki, kui peaks kaugemale jõudma, siis Lomsasse, kui vähem, siis Suwałkisse. Nii, meie kutsad on ka valmis, auto on pakitud, oleme natukene täiustanud oma varusid, oleme võtnud uue mikri kasutusele, loodame, et see toimib ka sujuvama filmimise jaoks. Pulgamis veel ei ole häälestatud, praegu filmime veel käest ja nii ongi, aga näeme siis juba Pärnus. Ja siit me siis lähme. Värav läks lahti, jätame oma koduga hüvasti mõneks ajaks, on kuhu tagasi tulla ja siis juba järjest minek. Läheme siis Lõuna-Itaaliasse välja, võib-olla ka Sitsiiliasse loodame jõuda, et eesmärk on hiljemalt detsembri alguseks tagasi olla. Aga tuleme nii nagu tunne on ja nii ongi. Vaata, praegu läks üleöö nagu sügiseks. Kõik oli roheline, paar päeva ja on tõenäoliselt kõik lehed maas. Tuleme tagasi, on äkki juba talv. See ongi eesmärk, see kõige halvem vihmasem aeg, natukene paremas kliimas toredalt aega veeta. Oleme jõudnud siis Pärnusse. Mina tulin mängima tennist, Kalja viskasin pojaga kaubamajakasse, kutsud valvavad. Teeme siin oma toimetused ära ja siis vaatame, kas jääme siia või lähme edasi. Olen otsapidi siis Pärnu tennisekeskuses, et siin siis sai mõned aastad igapäevaselt peaaegu trenni tehtud, nüüd viimasel ajal on vahele jäänud, rohkem reisimisega tegeletud, aga põhimõtteliselt on siis sellised korralikud tingimused siia loodud, kes tahab, saab mängimas käia. Lähen nüüd tennishalli omanikuga koos trenni vihtuma. Mängin ka üle pika aja, vaatame, mis välja tuleb. Ta ise siin igapäevaselt kõvasti ehitab ja möllab. Hull töömees on. Ja näed, sealt on minu kuulus või kurikuulus treener Lauri. No tervitus. Mis videokõnesid? Ei ole videokõned. Tere varahommikut. Veetsime öö siis Lätimaal. Et tegime eilsed plaani natukene ümber, kuna tennises õhtul me mängiva inimestega kokku ei saanud ja tulime ära hoopis. Mõtlesime, et sõidame selle aastaid juba ehituses oleva Salatskriva silla ära, et parem on siis juba sellest möödas olla ja tulime siis siia Läti RMK platsi peale kusagil mere ääres. Iseenesest oli väga-väga vaikne koht, mitte ühtegi inimest me pole siinkandis liikumas näinud.
Öö oli hästi rahulik meil, mõnus, tuuline natuke on siin, aga mitte midagi hullu, meri kohiseb, noh, see hääl ei häiri. Ja nüüd siis pikka pidu ei ole, tegime kiire hommikukohvi, pisitame, kakatame kutsud ära ja siis on kohe minek. Kui hästi läheb, on eesmärk jõuda Elki, kui ei lähe, pole midagi hullu. Ja tere hommikust, oleme jõudnud Lomsa linna eile õhtul. Täpsemalt siis täna juba hommik käes, hakkame vaikselt sättima edasi Itaalia poole. Teisipäev, 14. oktoober. Väljas on praegu mõnus, päike paistab, päike soojendab, öö oli tegelikult päris jahe. Õhtul, kui jalutamas käisime koertega, siis oli mingisugune 6 kraadi vist, kui sedagi. Jõudsime eile sõita siis pea 600 kilomeetrit. Kaila, kuidas läks? Kuidas teil olukord on? Räägi lähemalt. Hästi. Kui hästi on hästi? Kas eilne sõit oli lihtne või raske? Kuidas iseloomustaksid Oskarit silmas pidades? No eile pigem läks isegi lihtsalt. Algus oli raske, algus venis ja lõpp läks kiirelt. Yeah. Nii oli. Eile algus me ei saanud minema, kuidagi jube raskelt tuli esimesed 100-200 kilomeetrit ja siis kuidagi hakkas minema. Ju tuli siis tuul tagant poolt meile vist või? Yeah. Aga ega me pikalt siin juttu ei tee, siin pole midagi väga vaadata meie jaoks. Me oleme siin ööbimiskohas juba 3. korda Lomsa linnas. Siin on Lidl kohe kõrval, hea koht. Käisime õhtul poes ära, nüüd väike jalutuskäik ja siis kohe paneme liikuma. Oleme võtnud täna eesmärgiks jõuda Ostravasse, ostsin juba Tšehhi teemaksu eile õhtul ära. Kas sinna jõuame, me kunagi ei tea, vahet polegi, aga ühesõnaga plaan on vähemalt selliselt paigas. Nii, võt nii, aga näeme siis. Tere õhtust võib vist öelda. Eilne päev jäi meil vahele, täna on siis meie selle reisi 4. päev. Oleme ootamatult jõudnud sellisesse kohta nagu Grass ja siin kämpalas oleme me teist korda. Esimest korda käisime siin, siis kui pojad veel polnud ja käisime Baieri reisil. Oleme eelmise öö siis veetsime juba meile tuntud kohas Ostrava seal kusagil pargis, kus me ka eelmine kord saime tasuta kontserdit, aga sealt me ei hakanud midagi filmima, polnud midagi uut ja huvitavat. Siin oleme selles siukses Mägiküla väikses kämpalas. Autosid on siin omajagu. Et eelmisel korral vist vaatasime järgi, et sellel kohal on 4 kohta siin Austrias, et Grassis on siis üks nendest. Täna oli siis kokku 600 kilomeetrit meil sõitu, istusime 2 hummikus, mõlemad siuksed pea tunni ajased, et päris pikk päev. Poiss pidas mega hästi vastu, Kalja sai pojaga mega hästi oldud, lõbustatud ja lõpuks jõudsime siia. Nüüd lähme teeme pesuringid, homme hommikul või täna õhtul tühjendame paagid ja siis juba Itaalia poole. Homme jõuame igal juhul Itaaliasse ja plaan on siis homseks jõuda Veneetsiasse. Veneetsia lähedale kuhugi sinna Lido, mis asi? Lido Jesolo kämpasse või kuurorti, mis iganes. Seal oli ka meie pulma reis selles samas kohas või kandis 10 aastat tagasi. Nii et läheme vaatame uuesti, mis seal on ja siis hakkame mööda ranniku äärt allapoole minema. Niimoodi, lähme vaatame, mis siin siis veel näha on. Selles kämpas peaks siis olema vist circa 200 kohta. Siin reas on siis pandud veepaakide täitmise ja hallivee äralaskmise koht ja siis ka nende WC kassettide tühjenduskohad. Ja siis siin on siuke siin on siis selline sanitaarala, kuhu saad tulla ise duši alla ja käia vetsus ja nõnda edasi. Ja seal on siis väike selline vastuvõtumaja. Siin on ka suur siuke basseini kompleks siin kõrval, sinna me praegu ei pääse.
aga vaatame, kas pärast leiame ava kusagilt, siis saaks peale äkki võtta. Aga nüüd läheme kõik koos Sillet pesema. Sille on must ja räpane, ta ütles, tahaks duši alla. Tere ilusat hommikut! Täna on 16. Oleme siis Krassi linnas siin kämpaalas toimetamas ruttu paagid tühjaks, veepaak täis. Meil on kulunud hullult vähe vett, järelikult me oleme hullult mustad olnud, pole pesnud. Eile käisime siin kämpaala majades, käisime duši all, saime ennast siin leotada nii, et vähe pole. Aga täna siis plaan ruttu hommikul kohe sõitu saada, sest meil on ikkagi üle 400 kilomeetri sõita, veepaak sai täis, üle 400 kilomeetri sõita ja proovime ikkagi poisi esimese une ajal minema saada. Ei hakanud siin nautima midagi, mis siis, et oleme kämpas, sest läheme ikkagi Veneetsiasse. Seal on ägedad kämpad, mida oleme otsinud mere ääres, aga ainukene mure on see, et võib-olla on nad kinni. Pole päris kindlad. Igatahes alustame siis oma Itaalia trippi Veneetsiaga 4 sotti. Nagu ütlesin, praegu on väljas 10 kraadi sooja. Suht mõnus on olla, Sillel on küll jope seljas, minul vana külmavaresel ei ole ja tegelikult on kõik vinks-vonks. Võib arvata, et nüüd see reis hakkab meil pihta, et siiani oli siuke tüütu läbisõit kõikidest riikidest, aga nüüd vast hakkame siis vaikselt nautima. Vaatame, mis siis tulekul on. Ja oleme jõudnud otsaga siis Veneetsiasse. Võtsime siia Euroopa camping-villasse omale koha. See on nii suur, et sellest võib teha vist oma osa täiesti. Et mega suur basseiniala ja kõik nõnda edasi. Saime siis kämpaalasse sisse, tõkkepuu alt läbi. Nüüd läheme otsime omale parkimiskoha, käisime juba, jalutasime kogu selle ala läbi. Nüüd on poisi kandmisest musklid juba valusad. Maa on päris pikk, kuhu meil minna on. Peaks pulli pärast üle lugema, palju siin kohti on, aga neil ainuüksi kõiki neid majutus omapoolseid onnikesi või ma ei tea, kuidas neid bungaloid või niimoodi on päris palju, rääkimata erinevates kohtades suured platsialad. Eraldi on, kus on koerteala isegi. Mere ääres on rannaala eraldi, kuhu tohib koertega minna ja kuhu ei tohi. Tundub väga põnev igatahes. Et tasus vaeva ära see sõit siia. Tulime siis 4 pika päevaga põhimõtteliselt, et pühapäeval sõitsime ainult Pärnu otsa ja siis esmaspäeval hakkasime piiri pealt kusagilt tulema umbes. Nii, nüüd vasakule või? Kindre. Otsime edasi meie kohakest. Nii, otse ees on siis duširuumid ja selline ala. Siin on isegi muuseas tenniseväljak olemas. See rida oli siit, jah? Ei, sealt. Sealt. Nii, võtame ikka esimesse ritta koha endale. Muuseas, see kämpaala pannakse esmaspäevast kinni, nii et pole enam pikka pidu, täna on neljapäev, esmaspäev on viimane check-out. Me esialgu võtsime 8 aga vaatame, kauaks me siia tegelikult jääma. Ja siin see meie kohakene on ja nagu näete, on meri siin samas. Oleme siis koerte alas, kõigil on koerad siin. Meil saab võib-olla raske olema.
peab hakkama taltsutama oma koeri. Aga vot selline koht siis, kus me siin puude all oleme, teeme oma varjukese lahti ja kui nüüd vaadata, siis juba kohe siin üle ääre põhimõtteliselt või üle nuka on meri. Kõik on mega, kõik on muidu tore, ainuke asi, et päris tuuline on ja noh, see Preilikene, kes meile koha kätte andis, ütles, et tema jaoks on külm, aga et kas meile on külm, meie võib-olla Põhjamaa inimesed, et siis võib-olla pole külm. Aga töö käib. Käes on siis 17. oktoober, meie reisi 5. päev või? Täispikk päev, eks ole. Esimene oli Pärnu päev, nagu me oleme rääkinud juba. Aga siis eile jõudsime siia suurt Veneetsia mingisugusesse Euroopa Camping Village'isse, kus me siis kolisime oma asjad lahti ja põhiliselt eile siis tegelesime sellise asjaga nagu puhkamisega natukene, et sellest sõidust lihtsalt taastuda, mis me maha oleme sõitnud. Ikkagi juba üle 2000 kilomeetri vist või midagi taolist, aga oleme siis täiesti siin Veneetsia külje all Lido di Jesolo või? Yeah. Jesolo. Vot nii, nagu eile juba korraks vaatasime siin üles, et nägime, vesi on olemas, aga lähme nüüd suuremale, või meri on olemas, et lähme nüüd suuremale ringkäigule siia meie kämpalasse ka. Näitan rannaõrnalt ära niimoodi. Vot selline, päike paistab. Nüüd kui päike on välja tulnud, on juba päris soe. Eile kui saabusime, siis tegelikult tuul oli jahe ja kohalikud käivad kõik ju talveriietega ja nagu ennem sai ka mainitud, siis esmaspäeval pannakse see koht talveks kinni. Nii et plaan ongi selline, et oleme täna siin ja siis läheme juba allapoole, hakkame jõudsalt allapoole minema, seal peaks soem olema. See siis ongi nende peatänav merepoolsest küljest praegu või merepoolt, seal kaugel taamal paistab sissepääs, aga ta on tõesti kaugel. Siin on siis tuledes siuke väikeste kohvikute ja müügiputkade oma, et see kõik on siis nii-öelda selle kämpa territoorium. Siis eile käisime, võtsime siit pitsat peale. Siin tehakse kohalikus restoranis tehakse siukseid toite, mis saad kohe kaasa haarata, oma kämpasse, oma auto juurde minna või siis istuda siin ilusti pidulikult mereäärsel terrassil või sisetingimustel. Igati viisakas restoran. Väga maitsvad toidud, inimesed on siin kiitnud. Eilsed pitsad, mis meie võtsime auto juurde, olid ka tegelikult väga-väga okeid ja suht normaalse hinna eest 2 pitsat tuli meil 17 eurot. Aga muidugi võtsime sellised lihtsamad pitsad, nagu Sille armastab margarita pitsat ja minul oli sinka peal. Vot nii. Jalutame siis sinna kämpa esiotsa. Meie oleme siis tagaotsas mere ääres, siin siis sellised pisikesed poekesed, nagu ikka turistialades. Ja siis on sellised majutustelgikesed või asjad. Tunduvad päris kõrged, siuksed 1,5 või 2-kordsed. Tõenäoliselt teisel korrusel on majutus või voodiosa vähemalt. Ja nende oma siukseid kämpa majukesi on siin roppu moodi. Et siin me räägime ikkagi kokkuvõttes sadadest kohtadest, kus platsidest, kus matkaautode ja kõikide sellistega. Et eelmine 160-ga oli tillukene selle kõrval. Et seda võib nimetada siin küll ikkagi täiskülaks. Siin siis laste batuudiala, erinevad mingid mänguvärgid, pood, kohalik pood. Siin muuseas vaatasime, saab veini võtta tünnist kantkusse, pudelisse lasta. Sinna jääb lasteala. Seal mingitel kindlatel kellaaegadel on kohe olemas inimene, kes lastega tegeleb.
neid kohalikke majukesi on siin ikkagi vist ütleks vähemalt pooled kohad võrreldes matkaauto parkimiskohtadega, et siin no ma ei tea, silma järgi tundub neid kümneid on kindlasti mõlemal pool teed. Pigem võiks isegi öelda sadu. Kas nüüd just päris sadu on, aga 100 on küll ära. Selles ma olen küll üsna veendunud. Neid tänavaid, mis siia niimoodi läheb, kahel pool on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 tükki. No issand, neid on siin ju kümneid olnud juba, neid tänavaid. Nii et tõenäoliselt on siin hooajal väga-väga palju rahvast. Jõudsime peaväravasse ja siin siis retseptsioonimaja, mille kõrval kohe tohutu suur basseiniala. Vesi pidi olema 26 kraadi. No, lähme katsetama. Praegu küll ujuma kohe ei plaani minna, aga kui ikka vaadata, kui suur see ala kõik seal on, siis peaks ära kasutama, kui vesi tõesti 26 on. Nii, kuiva jalaga basseini alal ei saa. Et tõenäoliselt, et see liiva või midagi siia alasse sisse ei veaks. Mina võtsin ikka jalast ära, tulin pallijalu, aga Sille pesi plätud ka kohe ära. No kuidas vesi on? 26 on ikka asi kaugel. Oi issand, siin on jälle tüngatavad niimoodi. Oma 26 kraadi tegelikult. No siin ei olnud 20-ki, ma ütleks. Ja kui päris aus olla, siis praegusel aastajal on ikka aru saada, miks nad kinni panevad, et päike on küll mõnus ja kõik on okei, aga tegelikult on ikkagi jahe. Et hooaeg ikkagi on siinpool otsas läbi, tuleb minna allapoole. Ja leidsime soojavee ka üles, et siia sisse panna oli jalga kohe, tead, plaadid, kõik on veel külmad nii-öelda, päike pole jõudnud üles soojendada, aga see vesi küll hakkas varbaid soojendama hoolega, nii et siia tuleme ujuma. Ja tenniseväljak ka ikka olemas siin, kes tahab veel mängima tulla. Oleks Anne siin, siis me tuleks mängima kindlasti. Et selle kämpa ala kohta kodukal vist oli ikkagi 5 tärni pandud, et võib vist öelda, et on küll seda 5 tärni väärt, on. Eriti kui oleks hooaeg ja kõik asjad oleks nii-öelda täismahus avatud. Ja siis ütleme, meie vist ei olegi 5 tärni kämpa alas kunagi olnud. Päris süksest. Et seda me natukene otsisime, aga tahaks natuke soojemat olekut, et ehkki no ei anna võrrelda Eestiga praegu ilma mõttes, et siin on kuiv, päike paistab ja 20 kraadi on sooja, aga ta on ikkagi kuidagi petlik, et öösel on ikkagi siuke, täna oli vist näitas 15, aga pigem 13, 12 kraadi ja läheb lausa 9 peale mingi aeg vaatasin. Ossu, kuule saame. Kiisu, kas loodame leida allpool sellist kohta ja siis jääda pikemaks või, kus sul ema ka siin oleks? Ja midagi seal Sitsiilias vaatasime juba ju. Jah, et teeme täna siis plaanid ära Anne seisukoha pealt, et kas kutsume ta Rooma või Piisasse juba ja paneme sealt Rooma kõik koos alla. Vaatame, suhtleme täna sel teemal, aga Sitsiilias on meil mingi kämpaala juba natukene vaadatud välja ja otsitud, et seal peaks siis kõige soojem olema, nagu et asub ikkagi kõige lõuna pool. Tulime basseini alast siis natuke teisele poole ja vot sellised majakesed on siis siinpool. Iga vähe tagant on erineva stiiliga neid maju, küll korralikumad, küll lihtsamad, aga ikkagi pigem korralikud, et ei ole siuksed suvalised puikad kokku pandud nagu paljudes kämpingalades. Vaat siuksed suured, nad on juba täitsa majad, võiks öelda. Kohalikus poes siis siin müüakse veini niimoodi. Muud pood on täitsa tavaline, ei midagi erilist. Siin siis väike laululava või see on publiku osa.
ja siis inimesed saavad siin esineda. Ja väike lasteala. Et siin on koos mingitel kellaaegadel keegi tegevusjuhendaja on siin samamoodi lastele. Eile tundus väga tore. Tõenäoliselt on kogu aeg siis tundub nii, sest praegu on ka inimene. Teine inimene võrreldes eilsega. Jõudsime siis siia, kus on kõik need duširuumid, WC-d, pesumajad, igavesti suur maja. Pole veel ausalt platsi pealt leidnud, kas on teine selline veel või mitte. Aga siin saab pesu pesta. Üks pesunaine on meil siin paigas. Siis siin, ma ei tea, mida saab teha, nõusid pesta või? Ei, nõusid on seal teises kohas. See on nõudepesu on vaat siin. Juba traagid kõik pesevad. Ja eraldi ruum siuke. Ja siis on 2 meeste ja 2 naiste duš WC ala ja siis on laste oma veel. Vot siuke hästi nunnu laste oma, siukest polegi enam näinud. Me juba käisime siin korra. Saad siin mähkida. Siis on dušid eraldi lastele tehtud. Ja siis siukeste väikeste nunnude WC pottidega. Nii. Ja siis mõlemal pool otsas on veel meeste ja naiste ruumid. Ma sinna sisse ei hakka minema, aga ma lugesin eile ära, et ühes ruumis oli 19 duširuumi ja 11 WC kabiini. Tulime siis ikka seda basseinivõlu ära proovima. Enam ei tundu see vesi üldse nii soe, kui tundus hommikul. Kas inimesed on ära jahutanud või on nüüd endal nii normaalne olla, et jalad ei ole jääkülmad? Ja paika, kuidas on? Aga tuult on ka oma jagu. Tulime siis jalutama siia teisele poole alale ka, kus on nii-öelda mitte koerte ala. Meie oleme siis oma omadega koerte alas. Siin on täiesti eraldatud alad need. Ja nagu näha, kui ma siiamaani kogu aeg arvasin, et enamus inimestel, kellel matkaauto on ka koerad kaasas, siis tuleb välja, et täitsa ongi inimesi, kes käivad ilma koerteta, mis tundub imelik, sest igal pool, kus muidu näed, et matkaauto peatub või on, siis kohe on koerad hüppavad autost välja või autos olemas. Aga ühesõnaga, et see teine pool alast on ka väga suur, isegi 2 korda suurem tõenäoliselt kui meie oma, vähemalt kaardi peal. Et päris pirakas küla. Siin on siis veel olmeruumid osa nende pool, nagu oli meil, sarnane maja tundub olevat vähemalt. Ja hästi palju on siukseid bungaloid ja siis on veel eraldi siin siuksed telk, glampingud või asjad ja särgid, värgid. Vot nii. Meri jääb siis sinna. Ja see on tõesti nii, et siin torkab silma ja see ongi tegelikult niimoodi vist, et kämpingalale tullakse hästi palju või tulevad kindlasti kämpingalale need, kellel on haagiselamud, mitte ei ole autoelamud, siukseid. Et hästi palju on, ma olen vaadanud Saksa numbrimärgiga ka okei, igal pool, kus sa reisid või teed, on sakslasi palju, nii et selle järgi ei saa ka võtta. Aga igatahes on neid haagiselamuid on ka palju ja peredega. Teine asi, mida siin tähele paneme,
et hästi palju on lastega peresid rändamas, reisimas. Et kui muidu Hispaania reisi puhul vaatasime, et me oleme kõige nooremad, siis nüüd enam nii ei tundu. Tulime siis kohaliku muuli otsa ka ikkagi. Vaatame selle vaate siit poolt ära. Päike hakkab vaikselt loojuma. Meie kämpa on siis vaat seal, kus see torn on. Seal on meie, aga kogu see rand on muidugi üks kämpala, aga meie asume siis seal, kus see torn on. Nii. Ja Sille arvas, et 10 aastat tagasi olime oma mesinädalatel kusagil seal tuletorni kandis. Ausalt öeldes mina ei mäleta midagi. Kusagil ilusas rannas me olime, siit ei saa õhku karu. On seal ilusat randa või ei ole. Aga tookord oli vähemalt. Tulime siis Veneetsiat avastama teistkordselt. Seekord küll hoopis teistsugust. Vähemalt algus on teistsugune selles suhtes, et meie eelmine kord tulime kohast, kus ühtegi ühistransporti ega autot me ei läinud, olid ainult kanalites liikumine nii-öelda paatidega. Aga seekord tulime siis teiselt poolt saart, kus sai autoga ka ligi, saime suure parkimisplatsi peale panna oma karavani. Siin on väga palju busse, mis siia rahvast toob. Nagu ikka, ka mitte hooajal on siin rahvast palju. Rääkimata, mis siin siis võib olla hooajal. Tookord me käisime septembrikuus. Oli võib-olla isegi nõtksu rohkem rahvast, aga ikkagi väga palju on ka praegu. Lähme siis vaatame, kas Marco Polo väljak näeb samasugune välja, kui oli tookord. Aga lahe ikkagi, et sul sõidutänavaid ja autodel ei ole, on ainult paatidele niimoodi liiklemine. Eks ta ikkagi siuke omapärane koht on. Kondleid pole veel näha olnud, kõik on siuksed paadikesed, mis veavad rahvast lihtsalt ühest kohast teise. Kas kondli hooaeg, ma isegi kusagilt olen lugenud, et on nagu praegu ei pakuta seda teenust. Saame näha. Minu juhatamisel läksime siis valest sillast alguses üle. Suur sild siin, kõik on trepiastmetega vaja lapsevankrit vedada. Seetõttu nüüd peame selle silla uuesti minema. Mitte uuesti, aga teise suure silla minema niimoodi üle ja siis veel ühe väikse silla kusagilt üle ja siis jõuame Marco Polo platsile. Siit rasva keskelt annab vedada seda lapsevankrit. Aga nii me siit üritame minna. Siit siis ilus vaade. Ja siit poolt ka väike vaade peale. See on ikkagi üks suuremaid tänavaid, jõetänavaid. Eeldame. Nii, proovin jälle vankrini jõuda ja lähme alla. Ja leidsime Kondli. Umbes sellisega me sõitsimegi tookord. Neid ei ole praegu väga. On tavalised paadikesed. Maps juhatab meid siis siuksesse käiku. No lähme siis. Loodame, et kedagi vastu ei tule, sest vankriga väga palju. 2 vankrit siit vist mööda ei mahuks. Ja see veel ei ole Marco Polo väljak. See on kohalik kirik. Eeldame niimoodi mingisugune üks nendest. Oleme praegu natuke kusagil sisealal. Loomulikult on siin kõik hooned vanaaegsed, idamast, aadamast.
ja palju ajalugu on siin taga. Nii. Vaatame, mis siin paistab. Turiste kõik kohad täis. Kuulge, see on kohalik turist ju. Kuidas tundub? Kas on vana hea Veneetsia? Jah. Nüüd sa ei tea, kuhu minna. Kõva liiklus käib siin. Ei tea, kas on kohalikud või? Ja järgmine väike platsike, väike kanalikene, kust pidime üle ronima. Ei ole selle vankriga siin nii lihtne midagi, nahk on juba märg. Väike paistab ka peale, aga taga pole midagi. Paika võta vett vahepeal. Niimoodi, kuhu suunda nüüd läheme? Leonardo da Vinci. Käime mööda selliseid teid põhimõtteliselt nii, et inimesed tulevad vankriga siis või kohvriga, siis ei mahu mööda, peavad kohvri pikku pidi keerama. Päris huvitav. Ja vot siis niimoodi siit veame üle sildade kogu aeg. Ja nüüd peaks olema siis viimane sild, mida me peaksime ületama lapsevankriga ja siis peaks hakkama jõudma sinna. Ei ole viimane, eelviimane. Oh, teine on väike, siit annab jälle vedada. Aga noh, polegi Antli treeni jõudnud teha, nii et täna väike trenn ikka kõikidele nendele autoroolis istumistele ja söömistele. Väike vahepeatus vankri lükkamisele. Nii. Ühelt poolt. Ja teiselt poolt. Вот это, если что, не Сан-Марко. Turistidel on küll palju kohti, kus siin istuda ja süüa ja mökutada või mekutada ja muljed jagada. Eks siin Veneetsias on hinnad muidugi omaette klassist juba 10 aastat tagasi olid, mis nad täna on. Ei tea, peaks uurima lihtsalt huvi pärast. Jõudsime siis Marco Polo väljakule ja tuleb välja, et tulime tegelikult täitsa valele väljakule. Juba kaugelt tundus, et see ilus kuplitega kirikulaadne asi on ju jälle teisel pool. Noh, eks me peame siis edasi pojakest siin niimoodi üle sildade. 900 meetrit tuli juurde või? Kihutame mööda Veneetsia vana linna siis teisele poole jälle. Et ikkagi see peaväljak, keskväljak, kuidas iganes kutsuda ka läbi üle saab vaadatud. Eelmisel korral siis teatrihoone. Oot, see oli teatrihoone. Nii. Eelmisel korral siis saime osaks selle, kui oli kõva veetõus ja siis tuli keskväljakule põlvini vesi. Seda vist ei juhtu väga tihti, nii et kogemused missugused. Nii, siit saab siis Kondlite peale minna. Oot. Taksa peatus, Kondli peatus. Vasakule mõtlesid. Et kes soovib Kondli sõitu, siis tookord, kui ma õigesti mäletan, oli 80 eurot vist mingisugune otsakene meil 10 aastat tagasi. Ei tea, palju täna võib maksta. Ja nüüd jõudsime ikkagi lõpuks õigele väljakule, kuhu me plaanisime tulla. Jah, aega läks, aga asja sai, ütleb Sille kõrvalt. Et siin platsi peal oli siis tookord see veetõus, kus tõusis põlvini korraks see vesi. Mis me teeme?
aga nagu ikka igal pool käivad paralleelselt ka ehitustööd, et siin samamoodi platsi peal. Eks sellest võib-olla, et pole praegu põhihooaeg. Võib-olla on ka aastaringselt, siin ei oska öelda. Siin siis vist saab õppida esmaabikoolitust, tundub nii. Möllu ja värki. Vahepeal sosistati meile siis kõrva, et tegelikult seda kohta siin on kutsutud nagu Euroopa salongiks, et juba sajandeid on siin eurooplased sellel väljakul ja siin kokku saanud ja suhelnud. Siis peaks siin olema Püha Markuse basiilika. On kuulus siis selle poolest oma kuldsete mosaiikide ja rikkaliku ajaloo poolest. Näiteks hoiti seal kunagi väidetavalt Püha Markuse säilmeid. Ja siis see kellatorn, mis siin üleval on, niimoodi, sai peale. Igatahes on taastatud versioon praegusel kujul sellepärast, et originaaltorn varises kokku 1902 aastal ja siis ehitati täpselt samasugune siia uuesti ülesse. Praegu ta on siuke, tundub üsna heas korras olevat. Vot, nii. Aga vot selline ilus väljak siis siin, kuhu põhimõtteliselt tuuakse iga turist, kes Veneetsiasse ikkagi tuleb. Siin samas nurga taga peaks olema see koht, kust tulevad paadid, toovad rahva. Eeldan, et enamus rahvast ikkagi tuleb paatidega ja siis ka midagi bussidega, nagu meie tulime ja kõnnivad siia. Liigume vaikselt siis sinna poole, kus rahvast tuleb maale laevadelt ja nagu näha, siin see väljak on oluliselt rohkem rahvast, seega eks tõenäoliselt peab paika see, et inimesed tulevad enamasti paatidega siia või laevadega. Ja nüüd lähme vaatame veel täpselt selle paatide randumiskoha ka üle ja siis lähemegi vaikselt hakkame otsima koduteed. Oleme siin kõmpinud juba piisavalt, mingi 4 kiltsa ikkagi ära vähemalt. Ja oleme nüüd jõudnud siis siia külge, kus paadikesed ja laevad vaikselt randuvad ja toovad rahvast. Nagu näete, liiklus on päris tihe, ei saa midagi öelda. Aga vot selline olek või vaade siis avaneb, kui tuled paadiga siia, nii nagu meie siis 10 aastat tagasi. Pol tõrna aimugi, mis asub teisel pool saart, et üldse siia autoga saab. Ausalt öeldes sellest ka polnud varem ise kuulnud, aga kuna mul vanemad käisid, nemad rääkisid, järelikult sai, tulime ka. Nii, tulime siis süksest suurest trepist ja siinkandis ikka, kui me nüüd lähme õiget teed pidi tagasi, siis on rahvast oluliselt rohkem, nii et me tulime enam sükest pigem vaikset piirkonda, aga nüüd proovime siis minna autoni ikka. Ja oleme tagasi jõudmas siis oma lõputult Veneetsia jalutuskäigult. Tõenäoliselt kokku kõmpisime 9 kilti ikka ära, vist 9-10 kilti. Siit sinna on 4 kilti tagasi on juba 8. Päris õudne, kui päris aus olla. Et mulle ikka meeldib selline, mitte õudne ei ole see distants, aga see, kui palju oli vaja last käruga üle sildade ja jõgede vedada, kus läksid sillad. Kõik olid enam-vähem trepid. Nüüd me natuke teeme siin lõuna. Meil on makarončikud tehtud eilsest valmis. Ja siis meil on 12 tundi on siin parkimine, 29 €, päris kallis. Ööseks me suure tõenäosusega siia ei jää, kaugele siit ka kuhugi ei sõida. Et homme vaatame, kuhu läheme täpsemalt, aga eks sööme ära ja siis teeme edasise plaane. Oli tore muidu, tegelikult oli ju tore. Ja
et mis siis, et me oleme näinud ja käinud seal 10 aastat tagasi. Ega midagi ka muutunud ei ole ju selle aega, on ju? Ei ole vist. Jah, 100% kõik samasugune. Vot nii. Et suveniirid olid ka, jah, täpselt samasugused. Ühtegi mingit uuendust ei ole, kõik on, ja ei ole ka halvemas seisus, et selles suhtes ka midagi öelda ei saa. Aga loodame, et kutsud on ka meil ikkagi elus ja korras siin. Vaatame kohe, mis nägu nad meil on. Nii. Auto on ilusti alles, jah. No. Tere, kallad! Jaa, Roko tervitab ja Sännuga ja tublid olete. Pidasite? No teil ei ole palav praegu. Tore.